mida ettevõtted kasutavad, et oma töötajate produktiivsust nagu tõsta. Ma saan aru, et produktiivsusklubi koolitusi sisseostmine on esimene samm selleks, ja see on nagu väga tore, eks ole, ja no, ilmselgelt see aitab, sest see inspireerib inimesi ja igasugused koolitused on tavaliselt praktilised ka, eks ole, lisaks inspireerivale aspektile. Aga kui sa nagu, ma ei tea, peaksid veel tooma mingisuguseid nippe, et kuidas üks tööandja saab enda töötajate produktiivsust tõsta, siis kuidas ta saab seda teha? Jah, no ma arvangi, et see jällegi tuleksin tagasi, et tihti mulle endale tundub, et sellised head tõed on tihti väga lihtsad, et me ootame selliseid raskeid, keerulisi lahendusi, aga vahel piisab väga lihtsast vastusest, et see, ma arvan, see ühiste kokkulepete teema on ikkagi niivõrd oluline. Et kui sa oled juhtena ja sa vaatad, et inimesed ei ole produktiivsed ja ongi võib-olla see segamise teema on üks põhiline, et võttagi kätte, et selleks väga tore, me hea meelega tuleme aitame, saame kindlasti aidata ja koostööd teha, aga vahel piisab ka sellest, ei peagi kohe koolitust võtma, et näiteks sõnastamegi 2-3 sellist põhimõtet või kokkulepet, et on siis mingid vaiksed tunnid või koosolekute koha pealt mingid reeglid. Et ma arvan, see on väga hea, väga super algus, aga oluline on see, et kõik oleksid samal lehel, et mitte nagu ülevalt alla, et mina nüüd ütlen, nii tuleb teha, vaid et inimesed võttagi laua ümber ja küsida, et kuidas te ise näete, et see asi võiks toimima saada. Kuidas te ise näete, mis on teie enda mõtted ja sellises brainstormingus või siis sellises ajurünnakus nagu see asi paika panna ja sõnastada. Ja kui inimesed on kaasas, kui töötajad on kaasas, siis see tulemus on ka nii palju parem. Ja seda me näeme koolitustel ka, et mitte, et juht otsustab ära, teeme nii. Siis see nagu on natukene selline mina käsin ja teie nüüd tehke. Kui ma olen ise kaasas, ma olen ise sõnastanud neid asju, öelnud ise, et kuidas mulle meeldiks, siis see tekitab ka sellise õhina, et võiks nüüd proovida küll.